ja see lõputöö hakkas siis nagu valmima. Ja see küll võib-olla kõlab täna nagu natukene ootamatult, aga see päästetaktika rusudest, mida täna kasutab terve maailm praktiliselt, selle looja on Saksa Luftwaffe abiteenistus esimesest maailmasõjast. Modifikatsioon on tekkinud, aga need põhiprintsiibid on ikkagi esimese maailmasõja aegne Luftwaffe abiteenistus, kes rindel ei kõlbanud, kaevasid siis neid nii-öelda pommitatud linnu üles ja panin selle lõputöö kokku. Ja siis sealt hakkas nagu liikuma see kogu see varingupääste nii-öelda taktikaline mõtlemine. Varustus toodeti maailmas ja see oli eelarve küsimus, kas meil on raha patjade jaoks mitte. Aga selles mõttes oli mul nagu ühtepidi ka õnnelik aeg, õigemini meil kõigil, kes me siin tollel ajal kabiinides istusime ja tööd tegime, et ega elu läks ju Tallinnas edasi kogu aeg. Ega siis see marjapood oli lihtsalt üks vahtkond ja pärast mindi veel tulepähvile, kus saadi 3 leipa ja tehti veel nälja ka selle üle. Ja 3 päeva pärast oli jälle ja jälle, aga siis me kutsusime seda siiski keski mahve seda, kus tegelikult väga palju plahvatas ja üldse nagu igasugune jampsi oli. Ja et minu seda lõputöö koostamist ka selle 4 aasta jooksul, mis ma siis kooli kõrvalt mingisuguse, ma ei tea, mis koormusega me seal üldse käisime aluga. Et Tallinn kogu aeg söötis ka praktilisi näiteid nagu peale, et tekkis selline päris huvitav moodustis ja see töö sai kaitstud. Ja siis 97, kui me lõpetasime selle akadeemia, siis me sattusime korraks, ütleme niimoodi, et laps tuletõrjujatest sai lapsametnikud Päästeametisse tööle. Ma olin see moment, olin Eesti Vabariigi väljaõppe vastutav peaspetsialist. 22 aastat nii kaugel vaatsin peeglis, mõtlesin, et vau, minu tark mees. Ja siis moodustati ka NATO raames esimene siis selline Eestist välja minev päästemeeskond, mille üks komponent oli siis just nimelt oli välihaigla väga suur ja võimas. Ja õppus oli Islandil, stsenaariumiks maaväline, varisev majad. Ja toonane meie otseselt ülemus Jaanus Vesart siis tuli kabinetti, ütles, et kole sa tegid siukse lõputöö ja mine vormiproovi või mõõtusi andma, et me siis lähme sinu selle lõputöö teooriaga siis nüüd Islandi lõpustele. Et siis oli paha olla. Nagu päriselt, sest nagu tõesti oli paha olla, sest tõlvedel hakkas töötama selline asi nagu vastutus. Ja veel, mis mul meeles on, oli selle päästemeeskonnaga oli Islandil kaasas oli siukene, Ummu teab teda väga hästi, Toomas Silda. Ta oli toona oli ajakirjanik, ja kui ta siis mingisugusel jõude hetkel kuulis minu lõputöö teemat, ja keegi kuskilt seltskonnast ütles, et ja olümpiahotelli ja voolab veel Järjepea jõgi, et ei tea kaua see uulistab enne kui olümpiahotelli. Ja siis Silda muidugi konstrueeris sellise küsimuse, kas ma võiksin kirjutada artikli, et ka TTV ennustab olümpiahotelli varingut. Et see kõik hakkas tagurpidi tööle järsku minu. Aga edasi see läks ja ilmselt oli see ka nüüd ühel hetkel selline tagurpidi karjäär tagasi Lillekülle ja kogu see varingut taak käis mul kaasas. Ja pikki aastaid oli ju Lilleküla komando ainukene Eesti varingupääste komando lõpuohvitseri võimekusele, mis sai alguse tegelikult nägemust. Siin ei ole üldse nagu mõtet hakata nagu varjama seda. Ja sealt samm edasi veel, siis täna on Eesti siis riik, kus meil ei ole maavälineid, jah, me teame kõik, aga arvestades, mis toimub meie rindejoontel ja naaberriikides, siis meil on täna Eestis 13 varingupääste erivõimekusega komandot, isikkoosseis on koolitatud, varustus on selline, et kui me siin tegime selle kirvele nalja, siis täna meil on võimekus rusudest vaadata läbi raudbetoonkonstruktsioonide 8 meetri sügavusele. Ehk me isegi ei pea paneeli liigutama, et töötada, kas keegi elus on mitte tagama. Et see arenguhüpe on olnud nii pöörane, maailm natukene ei mõistnud alguses seda, et kas me läksime hulluks, aga ei, meie varingupääste võimekus on pommitamise vastane. Me valmistume sõjaks, eks. Ja see loodi tegelikult 1 aastaga Eestis 2024 hakkas pihta vist. Kui see plahvatuslik eraldamine, et raha pani asjad paika, aga nüüd on järgmine probleem. Olles ka päästekoolis õppejõud, siis mismoodi hoida Väike-Maal ja mehed motiveeritud olema varingupäästjad, kui mitte midagi ei juhtu. See on niisugune hästi omapärane situatsioon, aga ütleme niimoodi, et see, et me täna suudame seista nii-öelda oma isikute eest ka sõjaolukorras, siis see on jälle sealt samast Mustamäe teelt.
et selle marjapoel on nagu varingupääste võimekuse vaates Eestis on väga oluline tähtsus. Ja ta on praegu erivõimekuse, mida me päästjatel pakume, on siis esimesel kohal erivõimekus on mere- ja veepääste ja teine on siis varingupääste. Et sellest pisikesest Eestist on saanud järsku niisugune rusuekspertiis. Ja me oleme ka maale läinud, meil on olemas ka pinnase varinguvõimekus olemas, nii et niisugune kokkuvõte. Aga mitu see komandot on sarnase võimekusega nagu Lilleküla? Lilleküla on selles mõttes jäänud veidikene üksi ja ajal jalgu, et Lilleküla vajab tegelikult ülekirjutust just varustuse koha pealt. Et Lilleküla nagu sellist lipulaevast sai järsku niisugune järelveetav, et investeeriti uutesse ja välditi siis. Aga Lilleküla tekkis puhtalt sellest samast paigist, miks ma küsisin seda, et ma tegelikult arhiveerin kuhuni oma asju. Ja sealt Tõnis ajas edasi ju pööraselt seda kõike ja see esimene varingupääste varustus Tallinna linnas tegelikult oligi Mustal komandos. Enne kui ta liikus konteineri peale ja sealt Lilleküla. Aga variseb selles mõttes, et me ei saa öelda, et meil ei oleks nagu kogemust, et niisugune sellel aastal hästi selline jälle seesama toestamine mulle kõige hingelähed siin varingul üldse. Et võib-olla mõni uudistes pani tähele, et Wismari bastion varises Toompeal. Ja seal on nüüd siis Lilleküla meeste poolt tehtud Taies, aga Rootsi-aegse bastioni sellised teravad tipulised võlvid või? Võlvkaared on toestatud siis meie kuttide poolt. Muinsuskaitset täitus. Loominguline töö. Kas see, kus need laevad leiti või? Ei, see on teisel pool. See on Kaitseliidu peastaabi vastased. Kui te tahate järgmist varingut, ärge oodake olümpiahotelli, aga ma tean seda, et Kaitseliidu peastaabi hoonel vastapliiatsid looga veerevad. See bastion näeb seda alt läbi. Okei, Raul. Kas Aro soovib veel midagi jagada? Võib-olla Väike-Maarja päästekooli uute õppepolügoonid. Varinguväljakut ehitab siin üks meil. Seda küll jah. Millal see valmis saab? Tahaks koertega trenni tulla? 27, 28 kevadeks. Kirjuta palun küsimus, kui kiiresti saite seda varustuse ja päästed saite oma kaitseriietusse peale seda? Marjad või? Jah. Oi, seda ma olin siis ikkagi liiga laps veel, aga ma arvan, et esimesed tõstemarjad ja asjad Raulika võiks tekkida mingi paari aasta jooksul. Jah, paari aasta. 25. Luige. Tegelikult 97 tulid esimesed Rosenborgi autod meil varustuses. Riided? Riided liikusid teises kanalis, seal osteti neid roobasid asju ja... Humanitaarabi tuli alguses. No seal tegelikult humanitaarabi oli paremas kohal. Te nägite seal ääretult erinevaid, olid Rootsi abi, vintroomad, eks ju, olid kummisturmad, Öörmaht andis kiivreid. Pärast marjapood ei tehtud mitte koostööleping Demiriga. Võimalik. Demir on meil lepingupartner jah. Et ei pea enam kuhugi kedagi otsima, et nendel on kohe kohustus tulla. Ja siukse kurioosumi, kui räägiks korraks Demirist, siis varingul siis hobuseid kaevasime. Jah, need maneesid olid tundil. Tondi ratsamanees varises kokku, 4 hobust matus. Üks suri üle. Siis Demir oli seal. Kusjuures väga tublid mehed. Jaa. Restoranis Lipsuga tuli korraks vaata, siis ütles, et jääd. Tunni pärast traktoriga tagasi ja. Samamoodi 1998, kui PA 48 oli pommiplahvatus ja trepikoda varises kokku ja siis vist 2 inimest jäid sisse, siis samamoodi Demir oma kraanaga asjamehed toimetasid, kohe troppisid, toimetasid, testsid. Väga vingid sellised, ma ei tea, kas see tänane ka koostöö peaks olema olemas. Minu meelest on nad täiesti alles ja eksisteerivad. Demir, firmana sai alguse tegelikult ju Spitaki ja Leningradi maavärina rusutöö lahti kaevamisest. Et meil olid megakogemusega tüübid, vähemalt selle momendiga olid. Nad on huvitava selle töömeetodiga. Aga töömeetodid? Sõidavad tropi otsas paneeli peale ja siis sõidavad koos paneeliga ära ja nad ei lase selle troppidest lahti kordagi, need mehed. No muidugi ilmselt ohutustehnika. Töökaitsinspektsiooni ilmselt kardaks lakkele. Endal on pult käes ka, millega juhid ennast. Ei, tegelikult nad teevad nüüd, jah. Enda on kraanad juhid puldiga ja ise paneeli peal. Et see marjapood oli nagu väga suur nagu selline starter. Väga traagiline starter muidugi, aga sealt läks palju süli.
ma võiks lisada meditsiini poole. Me päris kähkus saime oma riided ja see Lilliküla komando oli esimesena, kes kasutas praegu kaasaegselt neid punaseid kombinesoone. Me kolmekesi mõtlesime välja, me tahtsime patenti võtta tollel ajal, aga meil raha ei jätkunud. Ja nüüd üle riik kasutab seda ja tuli Lillikülast. anna kohtusse. Psühholoogiga. Seda aparatuuri ja madratsi Sooga käib ravi. saime, Päästeamet just töötas, me leidsin seda firmat, kes õmbles meile need riided ja Andrus rääkis ja Raul hakkab lõppema. Tahab sõna? Ma tahan lõppsõna öelda. Enne seda, kui ma pensionile läksin, suur Sõjamäel põles jäätmete tehas. Terve öö läbi uhasime vett. Ja mida rohkem lasti vett, seda rohkem ta põlema hakkas. Ja nüüd jätke meelde, tuli kohale Pemir, need jopp maiples, see on teelate. Plekk katuse peale lasete vett terve öö läbi. See, mis põleb, sinna üldse ei jõuagi vesi. Tõsteti üles, ende on siin, nende vahetus tuli sinna kohale, 2 tunni pärast oli kõik okei. Öö läbi kustutasime. Ma ei saanud kusel ka käia. Ma olin auto taga. Keegi ei vahetanud, süüa ka ei tulnud. See on ilmitud mul. See on nonsense. Kõik on koolitatud, kõik on õpetatud. Aga kui on vaja seda kasutada, et katus ära võtta, katus selle jäätmetöösni selles, siis on mõistus otsas. No neid tulekäisid on nii palju, mis ka hoonetel on Rahu, tule tuleb vastu seista, tules tuleb jagu saada mõistusega. Mina ei ole see ütleja. Vaadake laua peale enne äraminekut Arne Lokki meenutusi, kuidas tal käsi ära lendas aegluubis ja kui palju talle raha koguti. Mina olin üks promootor, kes ajas talle seda raha välja. Selle mehe oleme täitsa ära unustanud. Jah. Sina ütlesid, et demineerijad tunnevad huvi. Aga mitte demineerijad ei pea huvi tundma, vaid üldsus peab huvi tundma. Et kavatsuses on üks vestlusõhtu, kus me tegelikult püüame võtta ette siis 1990-ndad, selle aegne elu, pommiplahvatuse, nende lahendamised ja nii edasi, nii edasi. Et püüame leida siis, Arno Puganen on andnud jahi, aga küsimus on veel kaadrites ja veel rääkijates, et seda oleks rohkem. Tegelikult see on, ütleme, hull aeg kogu Eestis. Ka üks vestlusteema tõenäoliselt tulevikus. Üks auto seal. Maailma dokumentaarfilmid said esikoha, Tom Squatch. Mina olen üks osanik selle filmi. Sinu selja taga on see. Arne Lokist ja Eestist kui ühest Euroopa suurimast riigist, kus on nii palju plahvatusi, mitte koertest ei ole praegu. Et vaadake, ärge põritseme, siin on mida lugeda, mismoodi Kert Eger ohustega tegeles. Me seda üldse käsitlenud. Korraks läbi käis. Okei. Nende vestlusõhtu. Tondi tänaval oli varim. Hipodroomil oli. Hipodroomil varim. Hipodroomil püstidest on mingi 5 tundi veel. Et vaadake neid asju ja mõelge. Kui palju tööd on tehtud ja kui palju on siia hinge pandud. Aga Raul on muidugi muhe selline. Ta tahab kuskil jõuda. Urmasega koos. Tema leiab mulle auto ja ukse lahti tegi ja kinni pani ja aga olgu, ma võtan nüüd lõpuni kokku, et ma südamest tänan, et me tulime. Te tulite siia nii palju neid väga palju on. Iga päevaga tuleb rohkem. Kes me seal olime, saite meenutada, jagada seda tegelikult, mis oli see ohustik ja see traagika ja tegemine. Südamest tänan kõiki, kes siia tulid kuulajatena kaasa elama. Siis neid samu sündmus saab panna ka tänasesse konteksti, need ABC kauplused on veel ja veel. Õnneks nad püsivad, need laed
nendes. ja kuidas me siis nagu täna sellises olukorras, kui tegutseksime, eks ju, see on nagu sihuke lauaukus või mis iganes. Gert Alta seal. Kui marjapoodi näete, siis tegelikult marjapoodi tehti nendele hukkunutele ju ausammas. Seda ei tea. Mis on valgusinstallatsioon, et selle koha peal, kus see auk on marjapood lahti löödud. Ühesõnaga, mis iganes see on siis selle koha peale, mis varises katustena meelditud. Realiseerimiskeskus. Ükshaaval räägime. Ja see klaasist läbi tulev päikesevalgus, mis on siis tuleb poodi sisse, on siis justkui nagu seal surma saanud inimeste pääsuseks. Niisugune peidetud sõnum on selle tänase kohast. Aga seal on realiseerimiskeskus, toidupoodi ei ole. Kaamerad ei ole. Ja me tänud, ma loodan kogu siinse seltskonna poolt Andrei Kutnikule ja Kopli VPK siis koosseisule, kes teile siia laua katsid. Et teeme aplausi neile palun. Ja südamest tänu, et minu poolt küll kõik ja tänud, et olime ja saime rääkida. Aitäh, kohtumist järgmistel kordadel. Ei ole sündmusi, täna on 70 aastat Eesti Televisiooni AK. Sina, Eesti materjali, kõik võimaluse võtta aega, kui teete pilti nendest tehtidest. Soovid, kus on meil kohe? Mina ei soovi. Need rõõmud ikka võtavad, see läheb. ei ole.